Nii, kui teil on 3D mudel valmis ja tahate seda tekstuurida, siis kõige lihtsam viis on värvida see 3D mudelile otse peale. Mida tänapäeval võib-olla võikski oodata, et iga 3D programm võiks nii teha, aga alles hiljuti või tegelikult ikkagi tükk aega tagasi tehti niimoodi, et tehti mudelist pinnalaatus ja viidi Photoshopi ja värviti umbkaudselt paika. Et siis pidi kunstnik väga täpselt teadma, kus kohas on mis kehaosa. Nii, aga alustame. Esiteks, kui teil on peal Subdivision Surface, siis võtame selle maha. Me praegu tegeleme selle low-poly versiooniga. Nimelt on meil vaja, meil ongi pinnalaatust vaja teha ja see käib siis läbi mudeli lahti lõikamisega. Ehk siis kujutage ette, et teie tegelane ongi paberist ja me lõikame ta lahti ja me märgime talle, see, kuidas see käib, on see, et me märgime talle ära, kus kohast lõigata. Et ma loodan, et te praegu juba teate, et tabiga saab edit mode ja control tabiga saate valida, mida me selektime. Meil praegu on siis edge selleks, et alustame sellest, et ma selja tagant lõikan ta lahti ja eest mitte. Seega ma deselektin need siit, et mul on selektitud siis selja tagant, pea tagant ja jalge vahelt isegi. Ma vajutan Ctrl-E-d ja command on mark seam. Ja nagu näha, siis lõikekohad jäävad punaselt näha. Et kui ma näiteks ei taha seda otsa, et läksin liiga kaugele, ma tahan seda maha võtta, siin jällegi Ctrl-E see sama command ja siis on clear seam. Nii, aga mina lähen siit edasi. Mina lõikan lahti ka sarved. Nii. Ctrl-E, mark seam, sarve otsa, siia. Ja kuidas selektida niimoodi, et ta jookseb ülevalt alla 2 klikiga. Teen siit ka ära, siis näitan. See on siis niimoodi, et ma valin esimese serva, kust kohast ma tahan alustada, hoian kontrolli peal ja valin teise. Siis ta leiab ise selle kõige lühema tee. Nii, ma olen seda tutoriali siin juba 3. korda lindistan, et ma umbes tean, kus kohas ma tahan lõigata. Et kui teil nii kiiresti see ei lähe, siis ei ole üldse hullu. Teatud kehaosad on hea lahti lõigata, näiteks saba ma lõikasin praegu otsast ära täiesti. Ja siis saba alt teen ka lõike. Et no kui meil on silinder, siis silindri lahti lõikamiseks me lõikame tal otsad ära ja siis pikkupidi ka ühe lõika, nagu siin on näha, siis ta rullub lihtsalt lahti. Nii, kuna see saba siin ei ole väga tähtis detail, siis me võime tema umbkaudselt lahti lõigata. Ma esiteks lõikan ta otsa üldse ära ja siis vaatan, kas ma saan, teeks niimoodi, et ma lõikan siia, lähen siit alt, lõikaks kas või terves pikkuses niimoodi ära. Ühesõnaga, kuna see väga tähtis detail ei ole, te võite ükskõik kuidas teha, et siin ei pea väga jälgima, kus kohas see joon täpselt jookseb. Nii, sellest peaks piisama. Nüüd kui ma lõikan siit keskelt lahti, siis temast tekib 2 tükki, üks on üleval, teine all. Sama loogikaga tegelikult lõikame ka käed lahti. Et esiteks üldse otsast ära ja siis ma teen ümber käedal tiiru. Nii. Siin on üks väike nupp all, kui ma selle peale vajutan, siis ma võtan selle läbipaistvuse ära, praegu sel juhul ta segab. Oi. Ups, ma hoidsin kontrolli ja vajutasin vasakut nuppu, siis juhtuvad teised asjad. Siis ta hakkas modelleerima juba. Et jällegi praegu ma lihtsalt hoian kontrolli all ja selektin mööda kätt. Ja siis käsi ise võiks tulla siit edasi siia. Teisele poole ka, seda kusjuures võib teha
juba siis, kui te ei ole veel mirrori peale pannud oma mudelile. Et mina olen juba selle ära kustutanud kahjuks. Nii, siia. Täitsa verses. Nii, kust ma veel lõikan siis? Jalge vahelt. No mida luupe ma muide selectin alt selectiga. Jakseks ütlen, kes veel ei tea. Nii, siit selectiksin särad mingit moodi. Näiteks, jah. Näiteks niimoodi. Ups, ma panin vale asja. Mitte Mark Sharp, vaid Mark Seam. Nii, ja siit ka. Nii, et üldiselt on niimoodi, et mida vähem lõikeid teete, seda parem on. Sest et lõigete koha pealt lõiked võivad näha jääda. Et näiteks eriti ei soovita mööda kõhtu lõigata, üldse eestpoolt. Sest mingisugused tribud, mingisugused väikesed artefaktid võivad jääda näha. Nii, pea lõikan otsast ära. Ehk kahjuks muidugi igal pool ei saa nähtamatus kohas lõigata. Et tahes-tahmatu tuleb, jääb see kuskil nähtavale. Aga nii palju kui võimalik, see on täiesti okei. Suu ma lõikan täiesti välja. Siis suu nurgast siia ja teisele poole lõikan välja. Ja minu konkreetne nina on selline, et ma ei saagi muud moodi kui koledasti sisuliselt. Ja tema ma lõikan siit alt üles ka ja teen siia ringi. Nina augud võiks välja lõigata, ei pea. Ma arvan, et ma seekord jätan sisse, vaid pole. Ma nii lõikasin selle nina eraldi välja, et need oskavad deformeeruda küll. Nii, mis veel? Silmad on niikuinii eraldi. Käed, jalad. Need väiksed tükid siin võiksid tulla eraldi. Nii. Okei. Lähme edasi. Et siis pinnalaotus ära teha. Praegu ma olen talle näidanud, kus kohast lõigata, aga et see ikkagi ära teha, toome uue akna nimega UV Image Editor ja valime terve mudeli ja vajutame UD ja Unwrap on meie komandi nimi, mis me tahame. Ja nüüd see ongi siis meie pinnalaotus, mis ta tegi. Et nagu näha, siis see on meie kõht siin ja siis on selg on siin taga, kahel pool. Üleval on pea, ma saan aru, need ringid on silmad ja sarved on üleval pool. Ja siis siin paremal on väiksemad jupid nagu need, siin on käed, siin on suu. Ma lihtsalt tunnen ära kuju järgi. Olen seda varemgi teinud ja siin on nina, ots. Ma kujutan ette, et see on see nina suurem osa. Ja kui te tahate teada kontrollida, et mis osa on mis, et täpselt aru ei saa, siis selleks on see nupp siin. Kui ma seda vajutan, siis ükskõik mis ma selectin siin, selectib ta ka seal 3D vaates. Ehk siis kui ma tahan teada, mis tükk on see, valin mõned osad ja vaatan, taas on see alalõug hoopiski. Või just nimelt lõug. Kus on nina? Vaatame. Ahah, nina on see tükk siin. Selge. Ja kuidas saate aru, et kas mudel on hästi tehtud või mitte? See käib niimoodi, et kui sa vaatad, et kõik polügoonid võiks olla
noh, nii et ühtegi polügooni ei tohi olla üksteise otsas. Kui kuskil on liiga tihedad, nad siis peavad ümber tegema. Näiteks ma praegu vaatan, et siin see koht on natukene liiga tihe. Ma esiteks vaatan, siis panen nupu sisse tagasi. Esiteks vaatan, mis osa, mis tükk see üldse on, kas see on tähtis. Mul tunne, et see on sabatükk. Jah. Okei. Ma arvan, et kuna see tükk ei ole väga tähtis, siis ta võib nii olla. Aga kui teil on polügoonid liiga lähestik üksteisele, siis te peaksite minema siia 3D vaatesse, lõikama paremini ja uuesti UV tegema. Mõnikord peab mitu korda vajutama, ma ei tea, miks see niimoodi on. Mingi viga. Ja viimane trikk, mis siin UV-s teha, on Ctrl-V, on Relax. See on siis selline vahend, et kui ma lähen nüüd tagasi, siis kui mul on polügoon natuke liiga ebaühtlaselt, näiteks siin pea kohal on, ta hakkab siksakitama, siis ma valin selle, praegu juhul valin kõik, tal piirjooned jääb paika, aga ma vajutan Ctrl-V-d ja ta lõdvestab. Aga mul just jäi see peale juba. Nii. Ta on niimoodi, et näiteks siin sarvede, see on nüüd silmad. Et järsku on liiga halb. No see struktuur on kas liiga koos või üksteise peal, mis iganes. Et kui ma selle kõik valin ja Ctrl-V-ga, siis ta hajutab selle laiali. Mul siin tegelikult ei olegi otseselt seda vaja, aga ma panen selle ikkagi peale. Mõnikord on sellest kasu. Ja muide selliseid asju nagu see, et kolmnurk läheb sissepoole, tegelikult ei tohiks olla. Ma siinkohal liigutan selle natuke välja poole. Ja kui te siin UV-s liigutate vertexeid ja mesh'e, siis see 3D-s ei juhtu mitte midagi. See on ainult tekstuuri paigutuse pärast. Nii, vaatame, kas neid sükseid kohti on veel kuskil. Soo, ma liigutasin. Nüüd juhtuski niimoodi, et kui ma selectin ühe vertexi siit, siis ta leiab ka selle, mis on 3D, selles mõttes, et 3D-s on see vertex 3 kohas UV-deks, selles ma liigutan ühte, liigutan kõiki. Ehk siis pean selle maha võtma ja siis, kui ma liigutan nüüd seda, siis ta liigutab ikkagi ainult seda õiget, mis ma tahan. Väga raske on seda kõike seletada, aga ma arvan, et see visuaalne pilt teeb teile selle arusaadavaks. Nii. Minul pole rohkem midagi vaja teha, mul on see valmis. Nii, lähme edasi. Ma hakkan nüüd värvima otse mudelile. Et kuidas see käib, siin on põhimõte on selles, et kui tal on materjal, siis ma teen talle tekstuurid nii värvi, pambi kui spekulassi jaoks või mis iganes alfa või mis tal vaja on parasjagu. Ja siis ma lihtsalt värvin selle tekstuuri siia otse peale. Aga kuidas see lihtsamaks teha, et ma peaksin tekstuuridega käsitsi nagu tegema, praegu me tegema new, otsima image'i ja tegema siit new, eks ole. Paneme talle resolutsiooni, nimetuse ja mis iganes veel ja nüüd ma peaksin vist isegi saama värvida küll. Aga kuidas see lihtsamaks teha, on tehtud selline add-on, ehk siis lähme preference'i. Ja add-oni nimi on Texture Paint Layer Manager. Lähme siia linnukese. Eeljad on automaatselt peal, mis automaatselt, kui me paneme linnukese, on ta kohe peal. Enam ootama ei pea. Ja see väike lisa tegi siia õigemini, kui me nüüd lähme Texture Paint mode'i, siis on siin paar lisamenüüd. Aga enne kui me üldse värvida saame, peame tegema talle uue materjali. Nii. Ja nüüd see lisamenüüst saame panna Add Color. Ma käin korra siin ära näitan, et tekstuuri siin veel ei ole. Kui ma panen Add Colori, teeb ta ise selle tekstuuri valmis. Ta on must praegu, see tekstuuris on must. Nii. Ja kõik mu tööriistad on siin menüüs. Tõstan seda alla poole. Ja need menüüd on muide C ja N. Siin all on ka näha CN. Nii. Ja kui ma õigesti aru saan, siis ma peaksingi saama nüüd värvida. Hopa. Kuigi tegelikult on see tekstuur must. Siis ma ei tea, kas see on sellepärast, et tal on alfa. Ma vaatan, jah, tal on alfa sellepärast, et ta näitab siin valgena. Nii, mis siin on tähtsad, eks ole, kui ma tahan värvi valida, siin on kõik need asjad olemas, kui ma tahan värvi, et teen siin, eks ole, hästi palju sinist. Aga tegelikult ma näitan selle hiljem. Mis on lihtsamat on, eks ole, kui on raadius saa muuta,
suuremaks, väiksemaks. Ja tugevust saan muuta. Et kui ma teen väikseks ja nõrgaks, siis ma värvin siit niimoodi õrnalt. Kui panen põhja, siis ta teeb ikka korralikult siniseks. Nii, edasi ma saan talle tekstuure määrata. Ma saan määrata, kas see brush mul, kas see pintsel on terava äärega või mitte. Näiteks praegu on selline kurv, siis ta alustab keskelt ja paremal pool on äärepind. Ehk siis vajutan, tuleb selline, kui ma panen talle sellise kujundi, tuleb selline. Kui ma panen täiesti ülevalt, läheb see piir, siis ta on konkreetselt üks. See on kõige teravam variant üldse, aga tal jääb midagi pikslid näha, et selles mõttes seda väga ei soovita. Nii. Tavaliselt kasutad seda. Ja mis siin veel on tähtsat? Nii, bleed. Süüke asi nagu bleed on siin 2. Ma tõstan tavaliselt selle 4 peale. Näita, mis see tähendab. Kui ma värvin nüüd, ma tähendab, mul läheb käe pealt üks, ma lõikasime siit lahti selle. Ma värvin siit ära. Ja lähen UV Image Editori. Vabandust, ma pean enne minema edit moodi, valima mudeli. Ja nüüd ma näen oma UV-d siin. Otsin käe üles. Käsi on mul lahti liigatud, eks ole, niimoodi, et see on see tagumine osa. Et siin keskel on eesmine osa, üleval ja all on see koht. On siis see koht siin. Nojah, see joon siin, eks ole, on see, mis on üleval ja all. Ma pean unustasin selektida selle. Nii, siia. Ja bleed on nüüd selline asi, et ta värvib üle piirjoone, nagu siit näha. Kui ma panen selle 4 peale, ta lähebki 4 pikslit. Kui ma siit loeksin, ta peaks umbes 4 olema. 4 pikslit üle ääre. See on selle jaoks, et kui Blender selle tekstuuri pärast võtab ja paneb, ühesõnaga, need piirjooned jäävad tihtipeale vähem näha. Eks ole, kui mul oleks see 0 peal, kui seda asja üldse ei oleks, siis see sama siksak, mis me siin näeme, läheks üle piirjoone ja need sakid jääksid mudeli peal näha. Ja kui me paneme liiga palju, siis siuksed kohad nagu on näiteks siin. See on kusjuures vist 2 tehtud, eks ole, 4 oleks juba siin poole peal ja kui ma panen 8 või rohkem, siis ta hakkab juba, siis ta juba läheb, ma ei tea, kas see on vist nina, ta läheb nina pealt juba näppude peale. Ja seda ma kindlasti ei taha. Nii, lähme edasi. Bleed on siis 4 ja kui ma tahan esiteks värvida kogu tegelase siniseks, või tegelikult ma teen juba päris värvi, ma olen juba 3. korda teen seda tegelast, mulle meeldib, kui on roheline, natuke draakoni moodi. Need 3 nuppu siin tähendavad selliseid asju. Esiteks occlude. Mõtlen, kas see siis tähendab seda, et kas ta läheb tegelasest läbi. Kull on see, kas ta värvib polügoone, mis on sinu vaatest teisele poole suunaga. Ehk siis tagantpoolt, kas sa värvid tagantpoolt polügoone. Ja 3. on normal, ehk siis, et see on see kraad, kust maalt ära lõikab, et kui ma tõmban selle nüüd, näiteks, tõmbame hästi väikseks 5 peale, ja ma värvin siit otsa eest, siis ta värvibki ainult seda, mis on siin ees. Kui ma liigutan teda suuremaks, siis ta värvib natuke rohkem. Ja suureks ma pean tõmbama, vabandust, ma tõmbasin bleedi hoopis. Seda ma tahtsin tõmmata. Kui tõmba 20 peale, siis ta läheb natuke rohkem. Aga kui ma tahan tervet tegelast ära värvida, siis ma võtan selle üldse maha. Ja värvin tema täis suuruses, raadius põhjas, strength põhjas, värvin ta lihtsalt üle. Ja kui ta on 3 linnukest on maas, siis ta värvis nii eest tagant, kui ka läbi minnes, kui igalt poolt. Nii, tuli siuke tunne, nagu ma oleks midagi ära unustanud vahepeal. Aga hea küll. Vaatan, kas mul vigu ei ole tekkinud, kui näete, siis siin näpu peal on küll mingisugune viga tekkinud, ma need kohad peaksin lihtsalt üle värvima. See on kusjuures ka bleedi tõttu. Et isegi kuigi ma tõssin selle kõrgemale, siis ta ei ole ideaalne. Paar kiiret shortcuti, kui mul on raadius ja strength on siin, siis ma saan samat asja F-iga, teen ta väiksemaks ja shift F-iga teen ta õrnemaks või tugevamaks. Nii, siin on mul mingisugused, ikkagi läksid ära, hästi.
et selles mõttes see 3D-s värvimine ideaalne ei ole, et sellised vead võivad tekkida. Aga noh, sama hästi võid sa need parandada ära kas siin või pärast Photoshopis üle käia veel, see on ka täiesti okei. Nii. Nina peal midagi. Ma kujutan ette, et see kunagi parandatakse ka ära, et ka natuke kahju, et see selline on. Järgmiseks ma näitan teile, kuna ma olen selle nüüd üle värvinud, ma näitan teile, mis juhtub siis, kui ma panen talle Subdivision Surface'i peale. Kuna ta värvib ühtemoodi, kui ta on low poly värvib ühtemoodi, kui ta on high poly, siis ta värvib teistmoodi, siis nüüd on mul igasuguseid vigu juurde tekkinud, ehk siis me tegelikult peaksimegi värvima tegelast niimoodi, nagu meil on ta lõpus mõeldud. Ehk siis ma praegu parandan uued vead ära, mis tekkisid. Et jah, hoidke meeles Subdivision Surface peale panna alati, kui te värvite. Või mis alati siis, kui olenevad, mis teie lõpptulemus on. Nii. Siin ka mingi värk. Käin igaks juhuks kogu asja üle. Nii. See on nüüd valmis. Mis siis edasi? Noh, ma olen juba kolorit, ma siin värvin, ma teen talle siis väikese kõhu. Teen selle siia, ma panen talle kurvi, need 3 linnukest panen peale, selle kraadi ma tõstan näiteks 60 peale. Ja kurvi ma panen selle. Nii, proovin ka, kuidas mul see välja tuleb siin. Sellised asju on kusjuures nagu ka skulptimist on lihtsam teha pastakaga, kui teil see võimalus on. Ja pastakal saab ka mappida niimoodi ära, et kui teil on seal 2 nuppu, siis ühe neist teete keskmiseks nupuks, teise paremaks klikiks, siis sellega saab Blenderis väga hästi toime tulla. Nii, tal on nüüd kõht. Ma teeksin tal nina otsast heledaks. Selleks kurv võib selliseks jääda, aga kraadi ma võtan maha, panen 20 peale. Siis on selline huvitav asi, et ma ei pea muretsema selle pärast, et ta liiga kaugele läheks. Ma lihtsalt värvin ta üle. Siinkohal tekivad sellised vead, nagu nüüd ma värvisin siia, selleks nagu autot värviks ja ei kaitse seda asja korralikult. Et selle vastu midagi muud ei olegi, kui 2 varianti, kas võtad väiksema brushi konkreetselt, aga ja siis käideks sulle niimoodi üle. Või siis lihtsalt arvestadki sellega, et tekkis viga, hea küll, parandan selle ära. Ja kuidas ma praegu seda viga parandan, on see, et ma vajutan siia üles värvi peale ja ma saan siit selle pipeti ja ma võtan selle õige rohelise, et üle värvida. Aga ma vajutan siit tumedama poolele näidata, et tegelikult ta arvestab siin varjunduska, ta võtab selle kogu pildi pealt, mitte selle värvi, mis siin tegelikult on. Seega, aga et seda õiget värvi saada, lähme materjali alla ja paneme linnukese shadelessi peale. Siis tal ei ole varjundust me lihtsalt. Ja nüüd, kui me võtame selle värvi, siis on see õige värv. Nii, ma värvin selle üle. Huvitav, miks ta... panen talle normali 80 peale. Hopsti, suu ka parandan ära. Kuigi suu ma niikuinii värvin pärast üle, see mõttes ei ole väga vahet. Nii. Nina ots on hele, kõht on hele. Mis ma veel teen? Ma arvan, ma teen tal käelabad natuke heledamaks. Tihtipeale tegelastel see niimoodi on. Ja võtta tal kraadi väiksemaks. Ma panen ta näiteks 30 peale. Siis ta värvib ilusamini. Mitte piisavalt ilusalt, ma panen ta 20 peale. See on juba rohkem see. Teete siis isegi väikese detaili, mida ma olen modelleerinud sinna. Teete siis isegi selle välja. Siit. Nii. Ma teen muidugi praegu väga lohakalt, et te teaksite. Nii. Tumedaks võiks teha... Nüüd võtan need linnukesed siit maha, et teha
Ja mis veel, natuke teravamat seda asja. Siia. Mis nüüd juhtus, ma tahaksin teha ikka roheline, tumeroheline. Strength põhja. Siia. Siia. Selline. Ja mis veel. Sarved ma tahan värvida ära. Shadelessi võtan maha, et näha, mis toimub paremini. Sarved ma teeksin sellist värvi, nagu on siit kuskilt niimoodi. Nii, mul linnukesed on maas. Kurv on siuke väga hea. Strength on põhjas, võin raadiust ka juurde panna. Ja värvin ta lihtsalt nii ära. Tegelikult ma väärin lohakalt praegu, siis näitan, kuidas see tegelikult võiks käia. Lihtsalt märgistad ära. Mõnikord, kus tehaksegi nii, et sa siin Paintis lihtsalt märgistad ära, kus mis on. Ja siis ikkagi läheb Photoshopi värvima. Ja sava otsa teen punaseks. Teeks natuke tumedamaks punaseks. Siuke. Nii. Mõnele meeldib käia veel üle ja natukene varjundada juba koha peal. Natuke, talle sügavust anda. Teeks siit tumedamaks teiselt poolt. Ja mis veel, jalga vahelt peaks tumedam olema. Mina isiklikult seda tihti peale ei tee. Ma ei näe selleks vajadust. Kiiresti vaatan, kas siin on... Ei ole, hea küll. Ja mis veel, kas meil on vist nüüd kõik värvitud, mis ma tahan värvida? Jah. Järgmiseks ma demonstreerin, mõtlen bump map'i. Kui te veel ei tea, siis bump map on selline asi, ma vajutan siia peale, korraks ta mõtleb ja tekkis uus tekstuur. Hall. Mitte must ega valge, vaid hall. Kui te veel ei tea, siis bump map on selline asi, millega saab väga lihtsalt teha väga väikest detaili panna juurde. Ilma, et peaks seda modelleerima lihtsalt värvide peale. Ja veel seal juures ilma, et polügooni juurde teeks, ehk siis renderdada on kiire ja animeerida on lihtne. Nii, Bambi puhul ma näitan, et kui ma nüüd praegu värvin, siis ta värvib seda lihtsalt nii, nagu on. Sellisena. Mis mina tegelikult tahaksin, on see, et ma näeksin selle tulemust kohe. Väga huvitav, et kui ta mõtleb, kui minu arvuti mõtleb, kas te ei kuulete minu häält veel. Et kordan üle, et ma tahaksin kohe tulemust näha, nii nagu see pump on mõeldud. Selle jaoks ma lähen siis, vaatan display alt, panen GLSL-i ja siit alt panen texture. Siis ma näen otsa seda valgust, kui ma siia peale nüüd värvin, siis tekib see bump map siia kohe. Ma näitan, et siin tal ei ole mingit sügavust, tal pole füüsilist vormi, tal on ainult, ta mõjutab ainult valgust. Nii, mis ma teha saan, et ma rohkem näeksin? Ma lähen object mode'i, valin selle tulukese, viin ta lähemale, tõstan tema valgust, teda tugevust, tõmban 2 peale. Ja siis shift-ega duplikeerin teda igale poole ringi, selja taha, üles ja alla, kui iganes vaja. Et ta on ikkagi natuke tume. Teate, ma ütlen teile ühte trikki veel. Kustutan need siit ära. Ja kui me shift-ega saame duplikeerida tavalist moodi, siis alt-ega me duplikeerime niimoodi, et nende ühendused jäävad paika. Ehk siis, kui ma muudan ühte, muutuvad kõik. Kui ma muudan selle ühel valguse tugevusallikat, siis muutub kõigil see sama asi. Kui tõmban seda eesmist üles, siis läheb tagant ka valgemaks. Nii, praegu on mul siis vaja, et jah, see on paras. Okei, praegu on hea näha, et kui ma lähen natuke kaugemale, siis tulevad piirjooned näha. Need kohad, kus ma olen lõiganud tegelase lahti. Et jällegi see on üks põhjus, miks bleedi tõsta ja miks UV üldse teha. Et teine variant on ju niimoodi, et kui ma lähen nüüd edit mode'i, selle tegelase edit mode'i ja ütlen uud, siis ma saan teha UV, nagu Smart UV Projecti ka.
see tähendab seda, et iga selle kraadi järel praegu 66, ta lõikab selle lahti, aga kui ma selle ära nüüd teen, eks ole, ma näitan, mis tulemus sellel on, siis see UV tuleb väga kaootiline, et seda soovitan teha ainult testimisel ja võib-olla arhitektuursetel projektidel on ka hea, ma ei oska öelda. Igastahes ma Ctrl-Z-iga lähen tagasi, minu UV on palju parem, minu enda tehtud, ja ma lähengi nüüd teda värvima, lähen jälle Texture Paint mode'i, mul on bump selectitud ja ma teen talle näiteks mingi naljakas viga on tekkinud siia, mingi V-täht siia, mingid jooned siit, et ma võin kihla, et see on nüüd colori küsimus ja ma peaksin need üle käima pärast. Kui on shadelessiga käin üle, siis ma näen, praegu on mingisugused naljakad asjad tekkinud. Et ma ei tea, kas ma ise ajas midagi sassi või ajas programm sassi. No ükskõik. Praegu ma teen bumpi siis. Ma tahan talle teha sooned siia kõhu peale. Kuna bump on mustvalge ja kõige rohkem detaili kätte saada, peab minema mustast valgesse või valgest musta. Ja kuna me alustame halli pealt, siis ma esiteks teeksingi tema kõhu valgeks. See väga tugev muidugi ei tohi olla, ta võiks olla sujuv. Võib-olla ma ei teegi siis üldse, ma teen kohe selle soone sisse. Ja siinkohal tuleks teada seda, et ma ei ole isegi neid peale pannud. Ma arvan, et sellepärast läkski värv vahepeal kaduksi. Nii, aga seda oleks vaja teada, et stroke'i all, kui ma see space on siin, võtan spacing'u maha, mis maha võimalikult väikseks, siis minu brush on sujuvam, eks ole, kui ma tõstan ta suureks, näiteks nii, siis tekivadki tal ainult täpid. Et kuidas arvuti ühte sükist pintslitõmmet endale selgitab, on see, et ta on hästi palju väikeseid, hästi palju üksikuid täpikesi, eks kui ma tõmban selle 1% peale, siis ta teeb neid rohkem. Nii. Praegu ma siis teen talle sooned sisse otse ja ma teen pintslit teravaks, et ta on keskelt on terav ja siis hajub laiali. Ja ma olen harjunud niimoodi töötama, igas programmis on alati niimoodi, et must on sisse ja valge on välja. Blenderis see on millegi pärast teistpidi, aga mulle meeldib tagasi minna ja mitte -1, ma panen 0, see on siis pluss 0,5. Nüüd on siis must on sees ja valge on väljas. Ma tõmban talle need sooned siia sisse. Mul on strength põhjas, raadius siin. Sellepärast ma tahtsingi tegelikult värvida esiteks valgeks, kuna ma teen selle ikkagi ära siis. Kuna tal ei ole seda värvi. Ühesõnaga. Kui ma saan valge peale musta värvida, siis ta on kõvasti parem, sügavam detail kui muidu. Ja selle valgeks tegemisega võiks umbes nii teha, et seda väga näha ei ole. Et jällegi ma teen praegu väga lohakalt, et see tutorial liiga pikaks ei veniks. Nii. Tegelikult peaks neid asjadega väga kaua tööd tegema. Nüüd värvi mustaks, teen otsa teravaks ja lähen brushi väiksemaks ja lähen mustaga üle. Ma võin minna eest vaatesse ja 5-ga lähen ortograafilisse ja ma saan siit sirgid jooned teha. Ma vaatan, et see ei ole väga ideaalne, ma vist peaksin tegema, väga halb ka ei ole muidugi. Aga võtan selle tagasi, teen brushi natuke suuremaks. Siis ta mõnusam, sujuvam. Ülevalt ka üks. Nii. Et see on päris hea. Mul on siuke päris lahe detail. Selles need triibud, mis on tekkinud ülevalt alla, need kogemata. Aga praegusel juhul nad on täitsa head. Kui ma tahaksin nüüd näha seda mustvalget, siis ma lähen siia solidisse. Ma vaatan seda. Ta on siuke. Et siin mõnikord on paremini aru saada, kus kohas sul on vaja neid asju parandada. Nii. Hea küll. Ma veel tahaksin teha sama asja nina peal, et tal oleksid väikesed kortsud. Siia. Siia.
kas mul on neid 3 linnukest peal, on küll väga hea. Aga ühesõnaga üle ma ei taha tõmmata ninast praegu, kuna siis tekivad, see ei ole piisavalt terav, ma vaatan. Kas mul strength on ikka põhjas, ma teen raadiuse väiksemaks. Nii, 1, 2 ja 3. Vaatame. Jep, mingisugused kortsud seal on. Et seda tuleks ka proovida erinevate suurustega, erinevate tugevustega, võib-olla tuleb jällegi valgeks värvida, kes teab. Ja see üle teha. Nüüd näitan, kuidas teha näiteks karedat, kui ma tahaksin, et tema selge oleks natuke soomustatud, natuke selge kare. Siis ma panen talle peale tekstuuri. Selle panen süükseks. Tekstuur käib siit, kui ma vajutan new, siis tuleb automaatselt siia pilvetekstuur, mis mul praegu ongi ideaalne. Kui ma nüüd sellega käin üle, vaatan, mitte midagi tulnud. Valgega. Jep, valgega tuleb. Teen talle sellise soomustatud selja. Ma ei tea, kas on soomustatud või lihtsalt põleda saanud või mis iganes. Nii. Aga mis on siis, kui ma tahaksin mingisugust teist tekstuuri? Siis ma vajutan selle pildi peale ja valin ükskõik, mis tekstuuri ma tahan. Praegu ma näen, et mul ongi see uus, mis ma just tegin. Ja siis veel bump, color ja mingisugune tühi must. Kui ma tahan neid juurde, siis ma pean minema siia tekstuuri omadustesse ja tegema siia uue. Uus, teen talle image'i ja open. Mul vist ei ole... on küll kus juures. Mida ma võib-olla olekski võinud teha. Ja seda linnukest ma siia ei jätta, kuna ma ei taha, et ta mõjuks kuskile. Ma võtan Ctrl-Z-iga selle siit tagasi ja ma teen talle hoopiski sellise naha. Opa, kas see on liiga tugev või? Strength maha. Ikka. Nii, ma tahan talle oleks suurem selline. Kusjuures siin kohal ma näen teda suurust ka. Kui ma tahan teda keerata, siis ausalt ma ei olegi kindel, kas ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, kas seda saab teha, aga ma tean, et kui need settingutesse inputi, siis ja kuidas mulle tegelikult meeldib üldse tööd teha, on trackball orbit, ehk siis kui ma nüüd keeran vaadet, ma saan seda niimoodi keerata. Et ma tegelikult niimoodi eelistangi, see teeb selektimise ja teisi asju palju lihtsamaks. Teen talle sellise selja. Nii. Väga lahe. Et selleks, et kui ma tahan panna talle hästi tugevat pumpi peale ja siis teha, tekib siuke väga, nagu näha, ta on nii kirju, et siin ei saagi aru, mis toimub. Et sellest lahti saada peaks minema Photoshopi ja pildi muutma selliseks, et tal ei ole neid suuri detaile seal sees. Või siis ma võin käia hiljem selle sama pildi oma enda uue tekstuuri Photoshopis läbi ja võimendada seda pumpi seal kohas. Nii, pumpiga on peaaegu ühel pool. Ma teen talle sarvele võtta tekstuuri maha, need linnukesed maha ja kurvid on jälle teravaks. Ma teen talle sarvedele, ma ei tea, kas musta või valgega. Sarvedele teeks sooned sisse. Valgega on parem. Nii, kui ma nüüd tõmban siit, nii. Huvitav, mis on liiga lähedalt. Nii. Siis, teiselt poolt ma teen üle, et ta oleks ikka ilus. Siis nii ma teeksin talle sooni sisse. Selle võib ka modelleerida, see väga hull ei ole. Aga mõnikord lihtsalt ei ole vaja näha. Praegu on väga mõnus seda tekstuuriga lahendada. Opa. Noh, lähedale lähed, siis saad aru, et on kole, aga kaugemalt kus, ega me siit lähemale niikuinii ei lähe tõenäoliselt, et kui me animeerime tegelast. Et siis see on täiesti okei. Nii, mis ma tahaks teile veel näidata? Ma tegin väikse vea, ma vaatan, ma olen praegu väga huvitav. See on küll nüüd pull, kui ma tahan värvida
kas värv või pampi, kui ma tagasi minna, siis ärge kunagi tehke mitu neid layereid, vaid minge siit tagasi colori peale. Nüüd saan värvida, nüüd saan pampi värvida. Praegu ma panin tähele, et mul oli pintsel siin peal, et see on naljakas, et ta üldse lubas mul, et automaatselt värvis pampi ikkagi. Nii, praegu läks mul selle linnuke peale, võtan linnukese maha. Ja ma näitaksin teile, kuidas need sarved saab täpselt õigeks. Et praegu mul läheb see hall läheb rohelise peale jälle naljakalt üle. Ja kusjuures sama tehnikaga saab ka suu seest värvida, et ma siin ju ei mahu. Ma ei mahu oma mustaga siit liikuma. Et selle jaoks siis ma teen UV image editori lahti. Ja mis ma siin nüüd teen? Ma valin, mis ma tahan värvida, ehk siis praegu ongi color on täiesti õige. Muidu ma võin valida ka normali. Aga igastahes praegu on color ja ma tahan sarved üle teha. Üks sarv on siin, ma näen. Ja ma lähen mitte view, vaid painti. Ja siin aknas on mul eraldi tööriistad muidugi. N-iga, mõnikord on N ja T vastupidi millegi pärast, ma ei tea miks, praegu on siin N-i menüü all on mul need samad tööriistad, mis muidu. Ehk siis ma saangi, siit samast saan selle õige värvi ja ma värvin selle lõpuni ära. Strengthi panen põhja, kurvi ma teen kas või täiesti teravaks. Siis on kõige lihtsam. Ma värvin ta täiesti üle, samamoodi, kus see teine sarv on siin. Samamoodi selle. Sest et nüüd, see on väga mugav, sest et nüüd peaks sarve värv minema väga ilusasti. Liiga kaugelt näed. See on jah Subdivision Surface'iga niimoodi, et mul oli siin tehtud 2 väikest luupi, nagu siin näha, eks ole. Et 1, 2. Et kui ma lõikan ühe otsast, see on ühtemoodi, kui ütleme nii, kui ma praegu lõikasin mööda seda, siis see oli liiga all, aga mul on liiga mööda seda, see on liiga üleval. Ehk siis ikkagi pean ma minema käsitsi selle ära parandama. Panen selle osaku akna kinni ja ma teen niimoodi, et ma lähen siis shadeless mode'i, võtan õige värvi niimoodi ja kontrollin, et colori peal oleks minu värvimissettingud. Ja siin võib olla see shadeless siis enam pole vaja, sest et ma nüüd tahan näha seda vormi juba. Ja ma käin selle ääre üle. Jällegi teen lohakalt, ei hakka aega raiskama siin väga suurelt detaili peale. Tehnika on samamoodi lihtsalt keskendus kõvasti rohkem ja teeks ikka nii, et see asi läheks täpselt. Nii, kellast olla praegu. Suu ma unustasin teha, suu jaoks siis lähen jälle siia, otsin suu üles, mis on see tükk siin. Ja view paint, ma värvin talle jälle need asjad siin ees. Teen ta hästi-hästi tumeroheliseks. Kurv võib olla sujuv. Brush on päris suur. Nii. Oih. Tugevus vähemaks. Ikka liiga tugev või? Jälle huvitav efekt tekib siin kohe. Ta ei taha sujuma. Ma tean küll milles iga. Distance on siin 1, ma panen ta tagasi 10 peale, siis ta ei ole nii ekstreemne. Nii, las see nüüd olla, ma teen ta keskelt veel tumedamaks. Vot nii. Ja nüüd ma näen, et ta on ongi värvinud selleks. Nii. Oih. Võite, mis siin juhtunud on? Kas ma kahtlustan kogu aeg, et Blender ise ajas midagi sassi. Huvitav küll, kuidas ta niimoodi, kuidas seal õnnestus see nüüd teha.
Hea küll, mis seal siis ikka, võtame aga jälle selle värvi, kuhu värvi, ja värvime selle uuesti üle. Ja kusjuures siinkohal oskan soovitada sellist asja. Enne kui me tegelikult sinna jõuame, ma ütlen teile sellele, et siin kõige all selles menüüs on Save Paint Layers. Kui te seda ei vajuta, kui te seda nuppu ei vajuta, siis kaovad teie tekstuurid täiesti ära ja need jäävadki kadunuks. Kui ma praegu olen sellega tööd teinud, siis ma märkan, et mingisugused vead ikka tekivad, nagu mul on pamp on ka praegu kadunud, eks ole, ikka jõle tüütu. Mul mõnikord ei tule seda viga, mõnikord tuleb, aga igastahes ma soovitan teil sellegipoolest Save Paint Layers teha. Ja Blender on selline, et ta salvestab pildid faili sisse otse. Teen selle siit niimoodi üle. Ja millegipärast on see ka, kui ma niimoodi siit värvin, on tekstuur selline, aga järgmine kord, kui ma tulen Blenderisse, siis võib-olla on ta jällegi nagu selline terav. Nagu praegu nina pealt on näha ka, et on järsku on ennast teravaks. Et see millegipärast natukene muutub. Selg on sassi läinud värvi poolest. Et praegu ma ei hakka seda parandama selle päega raiskama, ma loodan, et teil seda probleemi ei ole, võib-olla on mul versiooni viga, aga igastahes kindlasti salvestage pilte tihti peale ja minge file ja external data ja unpack into files, sest et Blender defaultist ta salvestab pildid enda faili sisse, kui ma panen unpack into files, tal ei olegi, ta ütleb, et tal ei ole midagi sees. Jõle huvitav, kuhu ta siis salvestab, ei tea. Hea küll, las ta praegu olla. Kolmandaks ma tahaksin näidata, kuidas Speculassi töötab. Lähed Specular, teen talle uue tekstuuri ja see tekstuur nüüd alustab mustast. Ma lähen materjali alla, võtan Specular Intensity maha, et ma saaksin seda ise värvida. Nii. Ja ma teen ta valgeks ja värvin talle kõhu peale siis Speculassi. Speculassi tähendabki seda, et kus kohast on läiked. Kus on läiked? Nii. Ma tahan, et ta kõht läigiks, ma tahan, et tal selg läigiks. Ma nüüd ei saa aru, miks on tal siin läiked. Kas ma tõesti värvisin ilma linnukesteta? Hästi. Ctrl-Z-iga tagasi. Linnukesed panen peale. Tõstan selle kraadi 40 peale. Ja värvin uuesti. Nii, kõht läigib siit. Kusjuures neid vigu ei ole mul kunagi nii palju tekkinud kui praegu. Ma arvan, et see midagi pistmist sellega, et ma käin edasi-tagasi nende vahel liiga palju või käisin seal, ma käisin edit mode'is, kindlasti teeb see midagi halba. Et tavaliselt niimoodi ongi, ma teen sellega läikivaks, et tavaliselt niimoodi ongi, et kui sa näiteks oled juba tegelase ära riiginud, lähed mingi mudelit muutma või nagu praegu, eks ole, tekstuurini selle edit mode'i, et need asjad ei ole, need ei saagi võib-olla olla väga stabiilsed, et ma soovitan ikkagi teha konkreetselt samm-sammu haaval tegelane valmis, muidu teatud asjad lihtsalt hakkavad untsu minema. Täiesti tavaline. Nii, ma teen tal nina läikivaks. Ja mis veel? Mul varba pealt kadus tekstuur ära. See on täiesti õudne, mis praegu toimub siin. Jälle kahju on sellest. Ma võib-olla peaksin tegema selle, ütleme nii, et praeguses olukorras ma tegelikult avaksin selle faili uuesti ja teeks selle uuesti üle. Ja siis loodetavasti uuemas versioonis nad parandavad selle kõik ära. Oi kui halb, ausalt öeldes. Ma teen selle kiiresti ära, mul häirib see lihtsalt nii palju praegu. Ma teen siis tume rohelisega linnukesed maha, värvin kogu tegelase üle. Nii. Ma ei pannud vist strengthi põhja, jep. Värvin ta uuesti üle. Ja siis teen talle kõhu. Võtan siia need. Värvin kõhu üle.
värvin talle nina otsa. Seekord teen väiksema brushiga, et ei läheks väga kaugele eest ära. Nii. Suhu tekkis mingi viga ja küll. Seda ma praegu parandama ei hakka ja ka sarved ma teen küll. Sarved ma teen õigeks värviks küll. Nii. Linnukesed maha, brush suuremaks, natuke teravamaks. Nii, las ta olla praegu nii, käib küll. Valmis. Jah, ja küll ma teen varva otsad ka ikkagi tumeroheliseks. Nii, ülejäänud poolt natuke see ja see. Ja spekulari koha pealt ma teeksin varbad ka peegelduvaks. Nii. Ja kas mul sarved on? Ei ole. Sarved on ka peegeldavad. Praegu ma ajasin sassi, eks on läige ja on peegeldus. Ja siinkohal mulle meeldiks näiteks teha ka pea. Oih, ma unustasin need peale panna. Pea, kuna ta on kiilas päidus, siis ta peanukk natuke peegeldub ka. Et mis me praegu värvime on läige, aga ma pärast kasutan seda sama mappi ka peegelduste jaoks. Kuna see on Cyclesi 5 lihtsalt tööd teha. Nii. Mul on need 3 layerit valmis. Ma võin ära kustutada selle siit. Kusjuures tegelikult polegi, need niikuinii kustuvad ära. Vahepeal salvestada kindlasti oma faili. Ups. Ma enne salvestan paint layerid ära. Nii. Ma arvan, et kui seda kasutada ka tihedalt, siis võib-olla seda viga ei teki, mis mul enne tekkis. Nii. Ja mis siis edasi? Meil on tegelane selles mõttes valmis, et kõik tekstuurid asja panna. Nüüd näitaks veel viimase asjana, kuidas Cyclesis seda kõike püsti panna, et saaksite ilusasti renderdada. Esiteks lähen Cyclesisse ja ta muutus valgeks muidugi, kuna kõik need tekstuurid asjad, mis mul olid, Cycles ei toeta seda. Ma läksin praegu editmoodi ja ma hakkan tegema talle keskkonda. Esiteks need tuled ma kustutan ära. Cyclesis mulle hästi ei meeldinud kasutada. Ja teiseks ma lähen Shift S-iga panen kursori keskele. Shift A-ga loon uue plane'i, see on tema põrand. Ja Shift E-ga duplikeerin seda põrandat. Ja teen talle paar valgusallikat. Et nii. Ma panen nüüd meie mõlemale selle sama tekstuuri. Ja see tekstuur on emission, ehk siis nüüd, kui ma renderdan seda asja, siis need ongi minu valgusallile. Mu taust on hall. Ma teen ta mustaks, siis ta ei sega meid. Minule see hästi ei meeldi. Nii. Ma teen ühe valgusaliin, siis oma tegelase. Et mul siin ei ole näha neid oranži jooni asju, kui ma olen render moodis. Aga kui ma midagi selektin, siis ta saab selektitud küll ta Cyclesi materjalid käivad läbi Node editori. Nii, esiteks lähen siis materjali alla, mul on tegelane selektitud ja panen use nodes. Sest et see siis toob üle materjali omadused Cyclesisse, nüüd ta saab seda kasutada. Nii, kiire ülevaade siis Cyclesi süsteemist. Et praegu on tema tekstuur lihtsalt valge värv, eks ole. Ja diffuse, nagu ka Blenderi materjalid, diffuse on lihtsalt värv. Et kui ma nüüd muudan siin värvi, siis tema värv muutub. Siia sisse saan mina panna ka pildi. Ja just seda ma tahangi teha. Ma panen siis uue pildi, toon siia sisse kastina. See on siis add texture ja image texture. Ja ma võtan siit väiksest vasakust nupust ta colori. Ja ühendan 2 kollast kasti ja nüüd on see tekstuur on selle shaderi värviaugus ja nagu näha, siis see töötab väga hästi. Mõnikord ta
mõnikord ei ole ta perfektne, seega mõnikord tuleb panna sisse input ja texture koordinaat. Siin on see, kus ma ütlen talle, näed, et UV, niimoodi see suuremaks veits, et UV on siin, ma tõmban selle vektorisse, et ta praegu teadis seda automaatselt, aga mõnikord ta ei tea, et siis texture koordinaat on see, millega saad seda määrata. Mis meil veel vaja? Me joonistasime bumbi. Praegune süsteem on siis see, et ta koordinaat, tema UV koordinaat läheb siis, ütleb pildile, kuidas seda peale mäppida ja pilt läheb siis shaderisse ja shader on siis see, mis on nagu see kast, mis ütleb renderdajale, kuidas seda üldse renderdada. Ma demonstreerin näiteks, kui ma nüüd panen shader glossi siia, siis glossi on peegelduvus. Ja nüüd on peegeldab hajusalt, kui ma võtan selle roughness'i 0, siis on ta terav peegel. Eks ole. Minul konkreetselt siin on vaja, et ta oleks ikkagi hajus, sest et mul on rohkem läiget vaja kui peegeldust ennast. Panen selle niimoodi ja kusjuures ma võin selle sama pildi tekstuuri panna ka siia, tema kolori auku. Nüüd ta veel peegeldab, aga ta peegeldab nende värvidega, mida mina talle ütlen. Aga tegelikult on mul vaja ju värvida nii, et ta kõht oleks peegeldav ja nahk ei ole. Selle jaoks ma saan panna add shader ja mix shader ja ma sulandan 2 tükki kokku. Ja praegu on niimoodi, kui ma tõmban selle factory 0, siis on ta 1 shader, praegu on siis diffuse ja factory tõmban 1 peale, siis on teine, ehk siis praegu on siis glossy. Aga mul oleks vaja niimoodi teha, et ta on ühest kohast on, teisest kohast on üks, teisest kohast on teine. Ja ma saan siia factory'le ka pildi panna. Seekord siis mitte see pilt, vaid ma duplikeerin selle shift T-ga ja valin speculari. Ja specular on siis see nüüd, mis ütleb talle, et näed, kõht läigi ja nahk ära läigi. Et see paremini töötaks, oleks mul nüüd vaja panna siia vahele veel. Kolori all on värve mõjutavad kastid, eks ole, node'id. Panen RGB curves ja ma teen siin konkreetselt seda glossy, ütleme nii, et siis see tekstuuri, mis on läigete jaoks teen teda kontrastsemaks, et tal kõht läigiks veel rohkem. Kuna praegu ta väga palju seda ei tee ju. Nii see on juba liiga palju, niimoodi on hästi piisav. Et ta võtab siis selle pildi, käib siit mõjutajast läbi, seda mõjutaja on praegu kurv, mis teeb seda kontrastsemaks ja ütleb siis sellele mix shaderile, kuidas neid segada. Bumbi panemine käib normali auku, mis on siin lilla, aga me päris otsa seda panna ei saa. Või no tegelikult saame, ta praegu vist töötaks küll, ei ta oleks täiesti untsu. Seda ma ei soovi, ma lõikan nad maha, kusjuures hoian kontrolli all ja tõmban vasaku nupuga, siis ta lõikab asju maha. Add, mis see nüüd on, siis see on vektor ja bump. Nii, ja ma tõmban nüüd kõiki neid kaste siia eemale, tõstan bumbi siia. Colori tõmban hide'i alla, mitte strength, ja siis normali tõmban nii diffuse'i kui ka glossy normali auku. Oih, ma tõmbasin vale asja, eks ole, mul on vaja mitte seda, vaid mul on vaja bumpi. Ja tõmban hoopis selle siia. Nüüd on see sees. Ma näen, et ta kõht. Selles ma talle praegu teeksin veel ühe valgusallika, ma ei näe väga hästi neid asju siin. Teen selle talle pähe hästi suureks. Ja tegelikult väiksemaks. Okei, pähe talle ei sobi väga hästi. Paneme talle siia. Et ees oleks ka valgust. Nii. Et võtan bumbi maha. On sille diffuse'ile. On natuke, panen peale glossile. Siis on väga palju. Samamoodi peaks olema nina peal, ei ole seal glossit. Glossi on see, läige on see, mis toob väga. Siis on seda rohkem, aga läheb juba hulluks. Ehk siis ma peaksin tegelikult tagasi minema ja hoolika miki. Mis siis veel? Nojah, see on siis meie Cyclesi lihtne setup, kuidas saada tegelase kõige lihtsamad asjad paika.
Viimane nõuanne Cycles'i all on sample'ite all on kui ma tõstan sample'id, siis ta kaotab need täpid siit ära. Siin üleval on näha, kuidas ta arvutab neid sample'id. Ja mõnel teist on võimalik panna ka CPU asemel GPU ja see lihtsalt renderdab tükk maad kiiremini, näete, kuidas jookseb. Et tänapäeval käib renderdamine läbi graafikkaardi, mitte läbi protsessori. Ma viimaseks näitaks veel, kuidas silma värvida. Kui ma lähen silma materjali omadustesse ja ma vajutan, õigemini ma esiteks kustutan selle ühe siit üldse ära. Ma näitan teile, kuidas seda teha, et tal on üldse must täpp ees. Et praegu mul on siis tavaline diffuse shader siin, mis on väga okei, aga mul on vaja ka, et ta peegeldaks ka. Ma teen samad asja, mis enne, ma panen talle glossi, tõstan ta siia peale, roughness'i panen 0 ja nende vahele ma panen mix shaderi. Nii. Ja noh, selline meie silm, ma panen seda mixi kummale poole 0,8, et ta valgega ta peegeldab ka. Kusjuures siinkohal peaks mainima, et see mix shader on vaid üks variant, ma saan panna ka add shaderi, et ta mitte ei võta ühte vähemaks selleks, et teist panna, vaid ta panebki üksteise otsa mõlemad. Nüüd ta ongi nagu täiesti peegeldav ja valge ka. Nii, silma valge on valmis, kuidas me selle musta saame. Läheme edit mode'i ja valime, nojah, mul oligi juba valitud, valime selle ringi siin. Ja siis siin paremal pool ma teen uue materjali koha siit plussist ja panen assign. Et kui mul on need polügonid selektitud ja ma võtan assign, siis ma võingi siit välja minna ja ma näen, et kui ma muudan siin värvi, ma pean minema renderdajasse, siis muudab tema ka värvi. Kordan üle, eks ole, et see oli siis ma teen uue materjali siit nupust, teen talle uue materjali new'st ja kuidas ma määran talle on see, et kui mul on polügonid selektitud, siis on assign nupp määrab sellele materjalile need polügonid. Nii. Jah, võtame selle maha tagasi renderdajasse ja mul ongi nüüd see must täpp. Hästi, kindlasti olen ma mingid asja ära unustanud, et kui teil on küsimusi, kommenteerige siia alla ja ma vastan neile. See tuleb mul otse e-mailile, et ma saan päris kiiresti kätte. Vajaduse korral teen ka uusi tutoriale. Jah, loodan, et teil oli sellest kasu ja järgmise korrani.